puudutavates otsustes ja on teid küsitud? Ja. On ja räägite ka kaasa? Ja. Aga kes teilt küsib seda või kes on küsinud? Kasvatajad. Kasvatajad, keegi veel? Lastekaitsetöötaja. Kas saad temaga hästi läbi? Ja. Aga kas saate temaga nii hästi läbi, et helistate ise ka, kui mingisugune mure on? Ma ei tea. Ta käib meil ainult mingi 2 korda aastas võib-olla. Ja paar korda aastas. Käib külas. 2 korda aastas. Aha. Ja mis ta teeb siin külas? Räägib, küsib küsimusi, näitab mingisugust paberit, kus on nagu meie, nagu mis meil muutunud tegevused on ja nii. Aga küsib nagu, kas teile meeldib siin või? Ja. Ja küsib, kas saab midagi teie jaoks teha või? Ja. Ja saate talle midagi öelda ka või nagu, kui te küsite midagi, kas ta siis teeb seda või? Ei teagi. Okei. Aga kui ta siin nagu külas käib, siis kas te räägite temaga nagu pikalt või tema küsib või teie rohkem räägite? Tema küsib. See ongi umbes mingi 10 minutit. 20. Jah. Ja me kõik oleme 2. Okei. Aga siis, kui teile midagi ei meeldi, tunnete, et saate teda usaldada? Ja. Natukene. Pigem ei. Miks on tunne, et ei saa? Me ei tunne teda väga. Nagu ta käib ainult 2 korda aastas külas. Ja siis, kui ta räägib 10 minutit, siis ei tundu nagu räägiks sõbraga või? Jah. Tere tulemast Lastekaitse Liidu aastakonverentsile Kuidas elad Eestimaa laps. Mina olen Mariana Saksnit, olen kliiniline psühholoog ja kliiniline lapsepsühholoog ja räägin täna teemal lapsega suhtlemise olulisus. Lapse jaoks on suhtlemine tema edasise arengu ennustaja tegelikult võtmeküsimus. Ja see, milliselt tasandilt täiskasvanu seda teeb ja kas ta on võimeline minema lapse tasandile suhtlemise soodustamiseks ja suhtlemise stimuleerimiseks, võib anda lapsele signaali, et ta on väärtuslik. Ja võib olla, et ta on varasemas elus saanud kogemuse, et ta ei ole väärtuslik. Ja võib olla, et ta on ka täna teadlik sellest, et ta ei ole väärtuslik, millest tulenevalt võib suhtlemissituatsioon lapse ja täiskasvanu vahel olla üpris suuri väljakutseid seadev nii lapsele kui täiskasvanule. Ja milline peab olema või võiks olla suhtlemine lapsega, kellest me tõenäoliselt teame, et ta on väiksema või suurema traumakogemusega. Ehk et me tihti ei pruugi teada ka seda kogemust, mille laps või seda kujutluspilti, mille laps on loonud suhtlemismustritest ja turvalistest täiskasvanutest. Selle tõttu on eriti oluline, et meil täiskasvanud inimestel, kes me töötame traumakogemusega lastega, oleks see teadmine ja oleks ka see valmisolek nende nii-öelda piire katsetavate situatsioonidega suhtlemises toime tulla. Oluline täiskasvanu ja lapse vahelises suhtlemises on see, et see oleks individuaalsel tasandil, et see oleks isiklik, et see oleks tajutavalt ja reaalselt turvaline nii lapsele kui täiskasvanule ja et see oleks ka nii-öelda tulemusele orienteeritud või teatud sellist leevenemist või kasutegurit kaasa toov. Kontakt ja suhtlemine lapsega või see, kuidas laps seda tajub, eriti kui me räägime traumakogemusega lapsest, võib olla väga individuaalne, sest see, mis me ütleme ja see, kuidas me ütleme, peaks minema omavahelisse kooskõlla. Kui ma täiskasvanud inimesena verbaalselt väljendan näiteks arusaamist või poolehoidu või mõistmist ja tegelikkuses minu hoiakud või väärtushinnangud seda ei toeta, siis traumakogemusega laps, kõik lapsed
aga eriti traumakogemusega lapsed, kes võivad olla keskmisest tundlikumad ja keskmisest reaktiivsemad, võivad seda vahet verbaalse ja mitteverbaalse väljenduse vahel tajuda eriti teravalt. Ja me ei saa eeldada, et lapsel või noorukil on oma kogemusest, oma kogemustest või oma arengustaadiumist tulenevalt oskust, võimekust või julgust nii-öelda täiskasvanud siis küsida selle verbaalse ja mitteverbaalse suhtluse erinevuse põhjuseid. Lapsed tajuvad täiskasvanuid tegelikult väga sageli täpsemalt, kui me võime arvata. Ja selle tõttu on oluline, et me hindaksime enda väärtushinnanguid ja hoiakuid lastega suhtlemissituatsioonis ja suhtlemissituatsioonide eel eriti kriitiliselt, sest et täiskasvanud inimestel on tõenäoliselt oma elukogemustest ja teadmistest suuremal määral välja kujunenud oskus neid väärtushinnangute ja hoiakutega seonduvaid tegureid hinnata ja me ei saa seda eeldada sageli lastelt või noorukitelt, sealhulgas traumakogemusega lastelt või noorukitelt. Et me vaataksime nii-öelda endale ja enda hoiakutele ja väärtushinnangutele otsa ja ka selles suhtlemissituatsioonis või nendes suhtlemissituatsioonides, mis meil lastega ette tulevad, et me kriitiliselt oskaksime hinnata ka oma osa selles, kui see info või see seisukoht, mida me tahaksime siis lapsele suhtlemissituatsioonis edastada, ei jõua lapsele kohale või ta reageerib kuidagi siis meile mõistetamatul moel või reageerib kuidagi nõnda, nagu ta ei oleks meid kuulanud. Et see protsess kui suhtlemine kui protsess on kahesuunaline, see eeldab tegelikult meilt täiskasvanutena sarnaselt valmisolekut ja heatahtlikkust ja huvi, sama, mida me eeldame tegelikult lapsed selleks, et see nii-öelda annaks tulemust siis nii meile kui ka lastele ja eelkõige lastele nende situatsioonide kujunemisel. Mis puudutab lapsi, kellel on asenduskodus elamise kogemus või kes elavad asenduskodus ka nii-öelda püsivalt, siis neil võivad olla sageli, kui mitte alati asenduskodusse sattumisega ka väga erinevad kogemused ja mõnikord need kogemused, mitte üks, vaid mitu või isegi väga mitu, võivad olla äärmiselt traagilise kuluga ja äärmiselt traagilise olemusega. See on alati täiskasvanud inimese vastutus nii-öelda saada see laps suhtlemissituatsiooni, avanemise situatsiooni ja mitte ma ei mõtlegi isegi ainult verbaalse väljendamise võimekust või verbaalse väljenduse nii-öelda olukorda, vaid ka seda, et ta nii-öelda oleks avatud tajuma neid kogemusi, mis tal on olnud, et ta oleks valmis tajuma ka seda kogemust, mis tal on asenduskodus ja see eeldab väga sageli väga suurt valmisolekut just täiskasvanud inimese poolt, et seda me ei saa eeldada lapselt, kellel ei pruugi olla oma arengust ja vanusest, arengustaadiumist või vanusest või oskustest või julgusest tulenevalt seda võimekust. Ja see täiskasvanud inimese vastutus siis ka väga raskete kogemuste nii-öelda arutamisel või väga traagiliste kogemuste avamisel, see nõuab ju täiskasvanud inimeselt ka oskust ja julgust, sest meil on ka teatud kogemused ja võib olla, et ka meie täiskasvanutena mingitel teemadel isikliku elu baasilt või isikliku kogemuse baasilt ei ole valmis rääkima. Ja need kogemused siis meil isiklikult on oluline ka läbi töödelda, sest ka täiskasvanud inimene on inimene ja peab tundma ka oma piire ja võimekust selleks, et töötada lapsega ja olla suhtlemissituatsioonis lapsega, kellel on traumakogemus või traumakogemused. Ehk et see on ka see asjaolu, mida laps väga sageli tajub. Ta tajub seda verbaliseerimata, sageli verbaliseerimata, kuhu piirini ta julgeb ka täiskasvanud inimese puhul oma avanemisega minna. Ja kui ta ei taju seda turvalisust või kui ta ei taju ka seda täiskasvanu poolset nii-öelda võimekust mingit spetsiifilist teemat vastu võtta või mingil spetsiifilisel teemal arutleda või mingil muret tekitaval teemal arutleda, et siis ta tegelikult ei tee seda. Ja me võime siis hinnata lapse käitumist kui sellist
trotslikku või isoleeritud lapsele omast käitumist, aga see võib olla hoopis täiskasvanud inimese nii-öelda piirist või sellisest raskusest nagu tulenevalt just nimelt see, et see ei pruugi tähendada lapse nii-öelda võimetust selles suhtlussituatsioonis osaleda, see võib tähendada täiskasvanud inimese võimetust, mille laps on ära tajunud, ehk et me täiskasvanud inimestena tihti oleme iseenda nii-öelda piiride puhul ka iseenda eksperdid, et me peaksime olema läbi töötanud need teemad, mille puhul võib-olla me oleme tundlikumad ja mille puhul me ei ole tundlikud, et siis anda lapsele maksimaalne võimalus nii-öelda avaneda ja arutleda ja see ei puuduta ainult verbaalset väljendust, vaid tõesti ka kehalist hoiakut ja sellist ka ütleme kehalist valmisolekut ja verbaalset valmisolekut, luua see turvaline, ärevuse vaba ja selline mugav ja selline nagu loomulik suhtlemise situatsioon. Ja see nõuab sellist individuaalset kontakti ja lapsed sageli ja noorukid sageli võivad eelistada ka suhelda erinevate nutiseadmete vahendusel. See võib mõnikord olla nende jaoks turvalisem, eriti siis, kui nad ei ole võib-olla väga kindlad selle täiskasvanud inimese sellises usaldamises, et siis võivad nad eelistada suhtlemist nutiseadme kaudu ja see võib olla mingis mõttes mugavam ja mingis mõttes ka väga tänapäevane, aga kontakti saavutamiseks ja tõesti lapseni jõudmiseks ma soovitan sellist isiklikku kontakti luua ja pigem sellist nagu mingi tehnika vaba kontakti luua, et see ei ole tänapäeval võib-olla enam nii väga loomulik ja levinud nagu varasemalt ja tõepoolest võivad lapsed seda eelistada nii-öelda tehnika vahendusel kontakti, aga see isiklik annab kindlasti nii-öelda sügavama kogemuse ja sügavamale mineku võimaluse selle lapsega, kellel tõenäoliselt traumakogemus on. Nii et kõik need asjaolud on olulised nii-öelda meie kui materjalid, nii-öelda meie kui iseenda tööriistad selle suhtlemissituatsiooni ja sellise lapse toetamise situatsiooni loomisel ja hoidmisel ja tegelikult ka selle situatsiooni loomise ja hoidmise tagajärjel lapse emotsionaalse seisundi toetamisel ja edasise arengu toetamisel. Ja seal võivad olla nagu tõesti väga sellised võib-olla mittespetsiifilised tundemärgid, et mõnikord need ongi ka kuidagi meie kehahoiak või see valmisolek või selline peegelneuronite efektist tulenev, kas see, kuidas ma valmis olen, kas ma hoian silmsidet, kas ma ehmun ära, kui ta räägib mulle millestki või ma jään ükskõikseks, kui ta mulle räägib millestki, et need võivad olla nii vaevu märgatavad tundemärgid, et tegelikult isegi laps ei pruugi mõista või verbaliseerida, aga tal võib jääda selle suhtlemissituatsiooni järel selline ebalev tunne ja ta võib järgmist sellist kontakti isegi kui mitte vältida, siis vähemasti mitte väga entusiastlikult sellesse kontakti siseneda. Et see on alati, ütleme, lapse käitumine väga sageli, kui mitte alati, on signaal sellest, milliste täiskasvanutega ta on kokku puutunud varasemas lapsepõlves, võib-olla ka hilisemas kogemuses, aga tegelikult ka sellises asenduskodu situatsioonis see, kuidas laps reageerib või see, kuidas ta nii-öelda ennast väljendab, väga sageli on omandatud ju mudelõppel. Ja kui veel samm edasi astuda, siis ma leian, et tegelikult reeglina on see lapse käitumine ka suhtlemissituatsioonis mudelõppel kujunenud, ka siis varasemalt või hilisemalt kogemuse baasil siis mudelõppena omandatud, et me sageli peaksime vaatama nii-öelda need enda suhtlemisoskused ja kontakti loomisoskused ja ka selles võib-olla keskmisest keerukamas olemise oskused üle, enne kui me anname
tagasisidet või ka mingi hinnangu lapse võimekusele või võimetusele olla suhtlemissituatsioonis ja selle suhtlemissituatsiooni järgselt siis ka oma eluga paremini toime tulla. Ja kui ma töötan lastega igapäevatöös, siis ma sageli näen neid tunnuseid, mis viitavad lapse ümber olevate varasemalt olnute, aga ka hilisemalt olnute täiskasvanute võib-olla sellistele düsfunktsionaalsetele suhtlemisoskustele, ka sellisele pinnapealsusele, mida meil tänapäeval tegelikult on üpris kerge saavutada, ehk et olles oma töötempos ja olles oma isikliku elu tempos, me mõnikord jätame märkamata päris olulist ja kui üks teismeline, kes pöördub ja võib-olla isegi pöördub mingi pealtnäha tühise asjaga, siis see võib olla tema jaoks see signaal, ta on võib-olla teinud selle esimese sammu, et astuda täiskasvanud inimesega kontakti ja kui täiskasvanud inimesele jääb mulje, et see on pisiasi või see pole praegusel hetkel sellist aega väärt, et siis võib see kontakt ühe lapse poolt jääda tegelikult viimaseks, et ta ei pruugi seda sellist esimest sammu rohkem teha ja me ei pruugi täiskasvanud inimesena märgata isegi või tajuda, et see võiks olla nagu sellise nagu ütleme sellise mingisuguse olulise suhte sellise suhtemustri negatiivses suunas mõjutamise selline asjaolu, et see võib olla üpris märkamatu. Ehk et mis ma kokkuvõttes tahan öelda, et me märkaksime täiskasvanutena, millised on meie hoiakud ja väärtushinnangud, et me mõtleksime läbi, millist mudelit me mudeldame lastele, kellega me töötame, oma isiklikele lastele, oma kodudes, aga asenduskodude kontekstis ja see, millega me oleme ja kuidas me oleme ja milliste mõtetega me oleme ja kuidas me neid väljendame, isegi siis, kui me arvame, et me ei väljenda, sellel on suur mõju meie laste ühiskonna tervikuna, ühiskonna laste edasisele arengule ja heaolule ja toimetulekuoskustele. Ja Jaan Aru on öelnud väga huvitava tsitaadi, millele ma kirjutan tõesti nagu 100% alla ja see kõlab nõnda, et suhtu igasse lapsesse nii, et just tema on see, kes ühel päeval maailma muudab. Et mõtleme korraks selle ütluse peale, et kas me anname täiskasvanutena selles ühiskonnas, mis praegu on päris keerukas, mitmetel erinevatel põhjustel, sealhulgas pandeemia põhjustel, kas me anname selle signaali nendele lastele, kes on meie ümber. Ja kui me mõnikord tahaksime küsida ka mingisuguses kriitilises suhtlemissituatsioonis, et mis on sul viga ja võib-olla me ei märka, et see küsimus on selline, millele on väga raske vastata, lapsel ei pruugi olla isegi sellele vastust. Et siis, kui me kujundaksime selle sama lihtsa küsimuse ümber sellisel moel, et me küsiksime, mis on sinuga juhtunud, on palju suurem tõenäosus, et ta tõepoolest, kui ta tunneb seda kontakti, kui ta tunneb seda turvalist kontakti, siis ta on suurema tõenäosusega võimeline ka ütlema, mis on temaga juhtunud ja ta on võimeline suurema tõenäosusega arutlema, mis on temaga juhtunud ja seda teeb laps enda jaoks turvalise kiindumuskontaktiga. Nii et ma soovin teile märkamist, ma soovin teile oskust ja julgust ja tahet teha seda tööd edasi, mis te teete, seda äärmiselt tänuväärset tööd. Ma olen väga rõõmus meie koostöö üle, ma olen väga rõõmus nende laste üle, kelle kaudu me kohtume ja ma väga loodan, et need lapsed, kellega me töötame, on täna rõõmsad ja meie teadlikkuse kasvuga seoses on nad rõõmsad ka tulevikus. Kõike head, aitäh teile ja ilusat päeva jätku!